Tere tulemast tagasi neile, kes vaatavad meid otseülekandes või kes vaatavad meid järgi hiljem. Oleme Südalinna Raamatukogus tähistamas noortekirjanduse päeva ja kell on 1, nii et algab kohtumine kirjanikuga. Kirjanikuks on meil seekord verinoor Berit Sootak, kes kirjutab noortele ja kirjutab ulmet. Ja kirjutab noortele ulmet, mis kõik on väga põnev. Taaskord, kui te vaatate meid otseülekandes, siis võiksite kirjutada, kust Eesti nurgast te vaatate ja palju teid on. Mul on pärast põnev vaadata. Aga nüüd annan ma ohjad Beritile üle, kes siis räägib natuke endast, natuke oma loomingust ja siis proovime ka koos ühe fantaasia maailma kokku panna täna. Tere, on kuulda, jah? Ma tahaks nagu kohe öelda verinoor, et ma enam ei ole verinoor, et ma siin nagu 30 lähedal varsti, kuigi ma ütlen, et ma hingelt olen veel teismeline, et võib-olla ka sellepärast ma need raamatud kirjutasin. Ja võib-olla alustuseks ka ära, et ma tegelikult olen pärit Viimsist, aga ma olen elanud 10 aastat nüüd Tartus ja nüüd ma kolisin nagu veel väiksemasse kohta Elva külje alla, nii et Elva on nagu Lõuna-Eestis siis. Et kui te vaatate Elva kandist, siis tšau! Aga tõesti jah, mina olen Berit ja ma olen siiani kirjutanud 3 raamatut, aga kuidas ma olen siia jõudnud ja miks just võib-olla mina siin teie ees jutustan, mitte mingisugune targem kirjaniku härra. Ma võib-olla istun, aga see olen siis mina 2-aastaselt, et aasta oli siis 98 ja siin, nagu te näete, siis ma mängisin arvutimänge ja ma teen seda siiamaani, ma olen täielik arvutimängu sõltlane. Ja noh, see ei ole minu jaoks nagu piinlik asi, ma tunnistan, et täpselt nagu nii on, eks ole. Siin kui suures minu meelest on mingisugune Lõvikuninga arvutimäng, et vaadake nagu seda ekraani, et tänapäeval on vist sellist ainult muuseumis, eks ole, et ma olen nii vana tegelikult, et mis verivärskelt me räägime. Aga tegelikult kirjutanud, kui niimoodi ma olen alati, võib-olla mitte nagu päris teadlikult, et nüüd ma kirjutan raamatut, see ei ole kunagi olnud minu unistus. Minu unistus on olnud see, et noorena ma tahtsin saada sportlaseks, nagu te näete, siis seda ei juhtunud. Ja siis ma käisin kunagi ka muusikakoolis, ma mängisin löökpille ja ma tahtsin, minu eluunistus oli saada mängima orkestrisse, ja see orkester teeks siis arvutimängudele muusikat. Et võt see oli minu väga spetsiifiline unistus, mis ei ole ka täitunud, sest ma olen siin, eks ole. Aga siin paremal pool on tegelikult näha siis seda ühte arvutimängu, mida ma nooruses väga palju mängisin, World of Warcraft, seda ma mängisin võib-olla üle 10 aasta. Seal keskel olen mina, väga ägedad Photoshop skillid, eks ole. Ma olin siin võib-olla kuskil mingi 15 ja see on siis minu tegelane, inimene Kütt ja siis tema loom, Lõvi. Ja minu esimene võib-olla selline pikem asi, mille ma kunagi kirjutasin, oligi siis World of Warcrafti põhjal fanfiction. See fanfiction on siiamaani üleval sellel lehel, aga ma seda pealkirja teile ei ütle, sest et see on nagu veits piinlik. Et kuna ma kirjutasin inglise keeles, siis see on loomulikult väga vigane ja kõik, mida me võib-olla teismelisena teeme, on natuke piinlik. Ja see on siis nagu ühesõnaga, see on storyboard ja seal on siis näha, kuidas need erinevad tegelased, et mis seal juhtub ja kuidas nad siis nagu kokku saavad, need liinid või lahku ja siis lõpus on forever end, et jah. Aga see absoluutselt ei ole nagu seotud sellega, mis raamatud need siin on, sellepärast, et üks teine asi, mida ma kirjutasin oma nooruses, oli School for Us ja selle ma kirjutasin jälle samuti inglise keeles, sest ma lugesin hästi palju inglise keeles. Ja minu ajal oli hästi populaarsed teosed oli Videvik,
vampiiripäevikud, ühesõnaga igasugused sellised asjad, kus teismelised olid koolikeskkonnas ja kus neil on siis mingisugused võimed, et kas seal on vampiirid või nad manavad seal mingi vett või tuld või ühesõnaga kõiksugune maagia. Ja just sellepärast ma kirjutasingi siis sellise loo, mis keskendus ühele tüdrukule, kes oli alguses täiesti tavaline, ehk siis nagu sina või sina või sina, eks ole. Ja ühel päeval ta viiakse põhimõtteliselt internaatkooli ja öeldakse, et sa ei ole tavaline, sa oled hoopis eriline. Ja mul oli täpselt üks lugeja, kes oli mu enda sõbranna. Temale nagu väga meeldis. Aga jällegi, nagu ma ütlen, siis ma olin umbes teie vanune, kui ma seda kirjutasin ja see ei jõudnudki mitte kuskile. Ma ei lasknud seda nagu väga teistel lugeda peale oma ennast sõbrannade ja aeg läks edasi. Ma lõpetasin Viimsi keskkooli, siis ma kolisin Tartusse. Ma läksin õppima rootsi keelt, jällegi täiesti nagu suvaline asi, eks ole. Ja lõpuks mind visati ülikoolist välja, sest ma olin nii laisk inimene ja ma mängisin kodus arvutimänge. Ma tutvusin ühe väga toreda poisiga ja siis ma ei viitsinud enam üldse koolis käia. Ühesõnaga, mind visati ülikoolist välja. Ma läksin restorani tööle ja ühel hetkel ma sain aru, et restorani töö ei ole nagu väga minu jaoks. See on väga-väga pingeline töö. Ma olin kokk ja siis see hakkas lõpuks mu tervisele. Ja ma sain aru, et ma ei taha eluaeg olla sellises olukorras ja ma ei jõua nagu mitte kuskile edasi, kui ma jätkan seda ja teen seda, mida ma praegu teen. Ja siis ma läksin uuesti ülikooli õppima toidutehnoloogiat. Et minu elu ongi nagu kogu aeg nagu ühest äärmusest teise, aga ma arvan, et elu peabki olema selline lõbus ja te peategi valima hästi palju erinevaid asju ja proovima erinevaid asju, sest te kunagi ei tea, kelleks te lõpuks saate ja kuhu te välja jõuate. Et nii, aga kuidas nagu need raamatud siis lõpuks tulid? See oligi täpselt niimoodi, et ma käisin siis juba ülikoolis uuesti, päriselt õppisin. Poiss oli sama, aga nüüd õppisin. Ja siis ma pesin kodus nõusid käsitsi, mul ei olnud seal korteris nõudepesumasinat. Ja ma rääkisin iseendaga neid samu dialooge, mis mul selles kunagi ammuses School for Us loos olid. Iseendaga lihtsalt välja, sest et kui mul on igav, siis see nagu lugu ketras mul peas edasi ja selleks ajaks oli võib-olla möödunud 5-6 aastat sellest. Ja siis mu see poiss, kes nüüd oli siis juba elukaaslane, tuli ja ütles mulle, et kuule Berit, et kas sa oled nagu hulluks läinud, et miks sa nagu iseendaga räägid, vaata. Ja siis ma tunnistasin, et jah, mul on selline lugu. Ja tema ütles, et ma paneks selle kirja eesti keelde ja tema tahaks seda kindlasti lugeda, mis on nagu natuke naljakas, eks ole, sest et kui te olete võib-olla lugenud seda viimast hingelindu, siis see ei ole väga selline teos, mida loeksid 26-aastased härrasmehed. Aga temale meeldis, võib-olla lihtsalt sellepärast, et me olime koos. Aga see selleks. Nüüd vaadake, minul oli natuke selline eelisseis, sest et meil oli perekirjastus ja mõlemad minu vanemad on kirjanikud. Minu ema kirjutab luulet ja lasteraamatuid ja minu isa kirjutab ka ulmet tegelikult. Vot, ja siis ma saatsin oma selle loo emale, et see oli selline lapsik tegu, et emme vaata, et ma kirjutasin hästi laheda loo, et loe läbi ja umbes nagu väike laps annab emmele pildi ja siis emme paneb selle külmkapi peale magnetiga, eks ole. Et see oli selline minu jaoks selline tegu. Aga tema luges läbi ja ütles, et kuule, et see on päris hea, saadame trükki. Ja nagu see oli see koht, kus on nagu see DJ Scratch, vaata, mida, eks ole, et trükki, mina, ei, mis, see on niisama, see on mäng. Ja minu jaoks on olnud alati kirjutamine on lõbus, see on mänguline ja ma tõesti siiamaani ütlen, et ma ei ole kunagi tahtnud saada kirjanikuks ja see tiitel justkui on selline suur sõna, et see, et sul on olemas raamatud, see ei tee inimest kohe kirjanikuks, et sul peavad olema lugejad, sul peavad olema fännid ja sa pead ka midagi head kirjutama.
et see on minu arvamus, et ma arvan, et see on igal võib-olla erialal on selline natuke sihuke egovärk ja et kuidas sa nagu iseennast tunnetad, et kas sa oled sportlane, kui sa käid ühel võistlusel või kui sa oled sportlane siis, kui sa jõuad olümpiale, eks ole. No see selleks. Minu selline väike mõttetera. Ja siis tuli kindlasti kirjutada ka teine osa, sellepärast, et esimene osa lõppes väga rõveda cliffhangeriga, mida ma enam mitte kunagi ei kirjuta, aga ma olin noor ja loll ja noored võivad teha lolle vigu. Ja siis oli ka vaja kindlasti kirjutada kolmas, sellepärast, et ma tahtsin, et see oleks triloogia. Kolmandat oli mul tohutult raske kirjutada, sellepärast, et ma olin siis võib-olla juba 25 võib-olla ja ma tundsin, et ma ei suhestu enam koolinoortega. Et ma ei viitsi enam istuda seal klassis, ma ei viitsi enam, et mul oleks õpetajad, ma juba tahaks olla täiskasvanud. Ma tahaks, et tegelane oleks oma elu peal, et tal oleks oma kodu, oma töö, omad mured, omad probleemid ja et ei oleks mingisugust kooli enam. Et ma olin juba ise lõpetanud bakalaureuse ja ma vist olin magistris, kui ma seda kolmandat kirjutasin. Ja siis ma tegingi sellise hüppe, et tegelased, et teise ja kolmanda raamatu vahel on siis 2 või 3 aastat ja tegelased on palju vanemad ja mul oli nagu nii mõnus neid kirjutada. Lõpuks mul ei ole enam teismelised, eks ole, lõpuks mul on täiskasvanud inimesed, kellel ei ole võib-olla nii palju piire, nagu seaduslikke piire ees, kes võivad seal vabalt autoga sõita ja pidutseda ja nii edasi, eks ole. Aga see selleks, ma küsiks vahele, et kas keegi on äkki lugenud mõnda, lihtsalt võite käe tõsta, ma nii loodan, et vähemalt üks käsi kuskilt tuleb. No jah, esimene teist lugeja tõstis oma käe, aga aitäh. Kui te ei ole veel lugenud, siis ma kindlasti soovitan proovida. Aga lähme natuke edasi. Ma jõuan selle teema tagasi. Korraks väike põige kõrvale, mida ma praegu kirjutan. Et mul on täpselt 3 teost, 1 lühijutt ja see, mida ma praegu kirjutan, on Karulõks. Ja siin on selline näide, et kui palju erinevaid asju läheb vaja, et kirjutada ühte raamatut. Mul on siin näiteks Karula rahvuspargi kaart. Mul on mingisugune guugeldatud fail sellest, millised on merineitsid, kuidas nad käituvad. Siis mul on siin hea muusika ja tätoveeringu inspiratsioon ja pilt juustu. Aga see ei ole tavaline juust, see on väga-väga haisev prantsuse juust. Ja sellel on kõigel, need on nagu ainult pisikesed pusletükid, mis lähevad nagu kõik vaja, et panna see kogu kompott ehk siis uus raamat nagu kokku. Nüüd Hõberebane ilmus vist 2023, kui ma ei eksi, ehk siis juba päris ammu. Mis juhtus? Juhtus nagu see, et kuna minu see esimene triloogia sai läbi, siis oli vaja midagi uut. Ja vahepeal juhtus see, et ma lõpetasin kooli, ma abiellusin, ma kolisin, ma jäin lapseootele. Ühesõnaga 100 asja juhtus vahepeal ja mul lihtsalt ei olnud seda inspiratsiooni ega aega, et kirjutada. Ja pärast sünnitust, see on nagu teema, millest väga palju ei räägita ja millest tõenäoliselt mitte keegi teist ei pea kunagi sellega kokku puutuma, on sünnitusjärgne depressioon. Ja see on nagu selline hetk, kus sa oled kõige tähtsam inimene maailmas oma sellele vastsündinule või isegi mitmele vastsündinule. Ja mul oli selline tunne, et ma olen ennast täiesti ära kaotanud, sellepärast, et mul ei olnud enam minu aega, ma ei jõudnud enam pesus käia, ma ei jõudnud süüa teha, ma lihtsalt olin täiesti kadunud selles beebimaailmas ja ma olin oma elus alati mänginud arvutimänge, eks ole, ma olin alati hästi palju lugenud, kirjutanud ja järsku ma ei saanud enam nagu mitte midagi teha. Ja ma lihtsalt olin nagu väga sügavas augus ja ma sain aru, et ma lihtsalt elan, ma olen tühi kest ja ma ei taha enam olla. Ma ei jaksa enam. Mis ma siis tegin, mida kõik peaksid tegema, on kindlasti minema
kuskile arstile, kas terapeudi juurde ja psühholoogile rääkima ja nii edasi ja ma läksin. Aga nüüd vaadake, probleem oli selles, et kuna ma imetasin, siis ma ei saanud ravimeid võtta. Ehk sa läksid rinnapimmaga edasi lapsele läinud ja ma ei saanud ravimeid. Mulle öeldi ainult seda, et sa pead oma mõtteviisi muutma. No aga vaadake, kuidas ma muudan oma mõtteviisi, kui iga päev on täpselt samasugune, eks ole. Laps. Ometi see oli ju minu suur unistus saada emaks, et see on selline nagu kurb teema, aga mis ma siis tegin? Ma hakkasin kirjutama, ma lihtsalt läksin arvuti taha, sundisin ennast kirjutama, kui laps magab ja sellest sündis Karulaks. See raamat ei ole absoluutselt seotud emadusega, rasedusega, depressiooniga, võib-olla natuke, aga mitte päriselt, aga lihtsalt see kirjutamine aitas mul tulla välja sealt august ja nii ongi. Et seda ma tõesti soovitan ja võib-olla see mõttetera, mis siit nagu meelde jätta, on lihtsalt see, et see ei pea olema kirjutamine, see võib olla ükskõik mis tegevus, see võib olla jalutamine, aga lihtsalt see, et sa võtad enda jaoks selle pool tundi iga päev ja teed midagi ainult iseenda jaoks, see on nagu nii oluline. Vahet pole, mis eluetapis sa oled või kas sa oled nii-öelda siis depressioonis või mitte. See selleks. Nii, aga räägitakse, et noored ei taha väga lugeda. Okei, aga no problem. Sellepärast, et minu asju ei pea lugema, minu asju võib ka kuulata. Tumedad tunnid on teinud Spotify's, on siis üleval, on lindistanud siis 2 minu lugu. Üks on siis Tammetalu perenaine, see on lühijutt ja see ilmus siis Eesti Nõid kogumikus. See nüüd ei ole küll kuidagi nagu noortekas, aga siin ei ole ka nagu mingi teemasi, mida noored ei peaks või tohiks lugeda, et selles suhtes ma soovitan seda ka kõigile. Ja jällegi, kui kasutada Spotify'd ja on olemas kõik need, siis kuulake, ma ei tea, kui teete trenni, jalutate või sõidate bussiga, whatever, eks ole. Ja teine on siis klipp Hõberebasest, nagu näed, siis see on ju väga paks raamat, eks ole. Aga see on väike klipp sellest raamatust ja ma ütlen täiesti ausalt, mina olen seda võib-olla kuulanud 3 korda, sest see on nii lahe kuulata minul, kuidas nagu teine inimene on võtnud minu teose ja selle kuidagi nagu enda moodi nagu ellu toonud, et see on mega lahe. Ja see kuidagi absoluutselt ei riku ära selle raamatu kogemust, et see võib olla selline tutvustav lihtsalt, et mis seal nagu toimub. Samuti Hõberebase esimeses peatükis on nagu selline lühikokkuvõte esimesest 2 raamatust ja kui tõesti nagu ei viitsi neid esimest 2 lugeda, ma tõesti soovitan, aga siiski, sest need on natuke kehvemalt kirjutatud, siis võib väga vabalt alustada ja ainult Hõberebasest, sest seal alguses on tõesti nagu enam-vähem kõik seletatud, eks ole. Vot, väike promo siis ka. Tulen mina. Ma ei tea, miks mul ei ole midagi siia kõrvale rääkida, aga ma tahaks natuke lugemisest rääkida üleüldse, et ma nüüd ei tea, kui õige see on, eks ole, seal all on kirjas Eurostat 2022, aga et selle järgi eestlased loevad päris palju, et see on siis 16+ aastat vana, kes on lugenud viimase 12 kuu jooksul raamatuid. Ehk siis kas üks raamat ka loeb või ilmselt loeb, eks ole. Tegelikult see ei ole päris see pilt, mis ma tahtsin panna. Teine pilt, mis ma tahtsin panna, selle järgi on ju meil kõik väga-väga hästi, kõik loevad 70%. Ma ei tea, kas te vist ei ole veel 16 või ei ole. Ühesõnaga, kui olete, siis te peate hakkama kõvasti lugema, eks ole, sest et meie Eesti on seal nagu tumesinine ja meil on vaja nagu olla veel tumedamad sinised. Aga tegelikult see teine pilt, mida ma tahtsin panna, aga ma ei leidnud, oli see, et Eestis ilmub rahvastiku kohta kõige enim raamatuid aastas. Nüüd on nagu küsimus, et kas see tähendab, et meil on nii head kirjanikud, kas see tähendab, et meil loetakse nii palju, et neid raamatuid nii palju ilmub, aga kurb tegelikkus on see, et Eestis on lihtsalt väga lihtne raamatuid kirjastada, ise kirjastada.
Ütleme, kui sa tahad trükkida sellist suht lühikest raamatut, siis võib-olla 100 eksemplari, see maksab mingi paarsada eurot võib-olla. Ja siis see läheb otse raamatupoodidesse aga kas see on kvaliteetne kirjandus, kas see on hea, kas on paeluv? Meil ei ole nagu seda piiri. Et lõpuks ma tahtsin nagu siia näite tuua, et kui te kõik olete kunstitunnis ja joonistate täpselt ühesuguse maali, siis võib-olla ainult 1-2 nendest maalidest on tõsiselt head. Aga kui tuleb nagu suur rahvamass seda vaatama, siis nad võib-olla ei leiagi neid häid asju üles, sest et seal on lihtsalt nii palju neid maale. Ja raamatutega on täpselt sama asi. Ma nüüd ei ütle siin, et minu raamatud on kindlasti need kõige paremad. Oh ei, kindlasti mitte. Viimane hingelind on minul isegi piinlik lugeda tänapäeval, sest et ma teeksin nii palju ümber. Aga noh, ma lihtsalt tahan, et te saaksite aru, et raamatuid on tõesti väga palju ja kui te võib-olla praegu ütlete, et ma ei viitsi lugeda, see on nõme, see on igav, see on kohustuslik kirjandus, ma mõistan teid, jumala eest, päriselt ka. Sellepärast, et mina ei viitsinud ka koolis lugeda. Absoluutselt ei viitsinud, come on, kohustuslik, ei. Mina hakkasin lugema alles, kui ma olin 25 võib-olla. Sellepärast, et ma sain endale selle e-lugeri ja ma sain aru, et see on täiega tuus asi, millega nagu lugeda. Et mina hakkasin lugema ka alles palju hiljem. Vaatame edasi. Ma siin nagu jahun, et kõik raamatud on halvad ja nii edasi. Ei ole. On ka neid pärleid. Ma tõin siia välja 2 noorte teost, mis minu meelest väärivad rohkem tähelepanu. Et need on need asjad, mis vist ei ole koolides kohustuslikud ja nii edasi, sellepärast, et vaata koolis, ma nüüd absoluutselt ei kritiseeri koole, eks ole, aga vaadake, koolis on tihtipeale see, et raamat peab olema õpetlik, raamatus peab olema mingisugune piin ja vaen ja mingi kodust ära jooksmine või igav. Ei, ma tahan ulmet, ma tahan fantaasiat, ma tahan teist maailma, ma tahan minna ära reaalsusest. Ma ei taha lugeda mingi klassipidudest, suhetest. Ma näen seda iga päev, eks ole. Ma elan selle sees, ma tahan ära põgeneda. Ja need 2 teost, ideaalsed põgenemisraamatud. Joel Jans, hästi, ma tunnen teda isiklikult, natukene selline et ei ole päris nagu aus öelda nii, aga tõesti hea raamat ja romaanivõistlusel võitlis ka teise koha, et midagi see peab olema siiski väärt, eks ole. Tondi latern. Mulle üldse ei meeldi öelda, et on olemas poiste raamatud ja tüdrukute raamatud, aga Tondi latern on täiega poistekas. Seal ei ole mingi ninnu-nännu mingi suhteid, seal ei ole mingisugust väga mingi kooli, vaid seal on robotid, seal on teine selline AI maailm ja hästi palju on madinat, seal on mingisugune kaitsevägi tuleb vist seal mingi hetk, ühesõnaga mega cool. Ja teiseks, tegevus toimub Elvas, nii et jällegi, kui keegi vaatab Elvast, siis nagu lugege, eks ole. Et väga cool. Teine, ma väga üllatusin, oli kaarnapuu. Ja ma ei tea, kes see Grete Rõõm on, ma ei ole temast üldse kunagi varem kuulnud, aga minu meelest see pilt on juba äärmiselt lahe. Ja tõesti, see oli ka siuke mõnus, selline Eesti siuke etnofantasy, ma võib-olla ütleks, et kooli seal jällegi ei olnud, natuke nagu suhtedraamat oli, aga jällegi hästi mõnusalt ulmeline. Ma rääkisin siin, et mina hakkasin natuke liiga hilja oma elus lugema ja mis oli see raamat, mis mind lugemiseni viis, oli siis Sarah J. Maasi Akotari sari. See juhtus niimoodi, et Netflixis oli sari Shadow and Bone ja siis ma mõtlesin, et nii, et ma tahan kõigepealt raamatut läbi lugeda ja siis ma vaatan sarja. Ma ostsin vale raamatu. Ma vaatasin sarja ära ja ma olin ülipettunud, et ma ostsin nagu vale raamatu ja see raamat seisis mul, küll inglise keeles, aga siiski ta seisis mul riiulil mitu kuud, kuni ma lõpuks kätte võtsin. Ja jumal, kuidas see naine oskab kirjutada, see on
ja mina tean, mis asi on sõltuvus, ma tean, ma olen sõltuvuses toidust ja arvutimängudest ja tema raamatutest, päriselt ka. See teine osa, Udu ja Maru koda, ma olen seda lugenud võib-olla 3-4 korda. See on imeline, see on lihtsalt nagu, ta on mu jumal, ta oskab lihtsalt nii hästi kirjutada ja just nagu tänu Sarale ma tahaks olla nagu tema, nagu lihtsalt nii võimas kirjanik. Teine tema sari on siis Klaastrooni sari, see on ka tõlgitud muidu eesti keelde, ka hästi mõnus fantasy, kuigi natuke teistmoodi, aga siiski soovitan. Ja üks asi veel, kui te olete võib-olla nagu mina ja te ei taha eesti keeles lugeda, siis inglise keeles on ka loomulikult olemas ja kuigi ma siiski soovitan eesti keeles alati lugeda. Nii, kui teid vähegi huvitas, mida ma siin praegu jahun, eks ole, mul on olemas Facebook, mul on väga vähe followere, nii et aidake mul tõusta tähtedeni ja mul on ka Instagram, kus on veel vähem follower. Nii et palun aidake mind ja pange mulle väike follow, like, subscribe ja tai. Ja kui jällegi Spotify, siis mul on olemas Hingelinnu saaga muusika, see on siis see muusika, mis mind inspireeris ja mida ma kuulasin kirjutamise ajal, et võite kuulata. Ja siis on Karu lõks, see on see raamat, mis praegu toimetamisel on, et seda pole veel ilmunud, aga need muusikasžanrid on seal väga nagu erinevad. Samas, kui teile meeldib nagu see mingisugune Taylor Swift ja ma ei tea, mis tänapäeval populaarne on, siis neid te nagu siit väga ei leia, eks ole. Et minu muusika maitse, täpselt nagu minu hobid on nagu ühest seinast nagu teise, et aga võt jah, Swifti siin ei ole. Aga nüüd ma natuke joon, see on vesi, ausalt ka, ja siis hakkame pihta oma teise osaga. Selle slaidi kohta ka midagi rääkida? Ma natuke räägin, jah. Et mis me nagu hakkame nüüd edasi tegema, ma ei tea, kas te teate või ilmselt nagu teate, et kõik need asjad, mida ma olen kirjutanud, on osa ulmekirjandusest ja me räägime praegu Eesti kontekstis, sest ma ei tea, kuidas välismaal need asjad käivad. Eestis on niimoodi, et ulme on see suur nii-öelda see umbrella topic ja sinna sisse kuulub siis science fiction ehk skifi ehk teadusulme. Teadusulme siis näited on mingist tähesõjad, alienid, ühesõnaga kõik, kus on teadus ja robotid ja nii-öelda edasi. Näiteks see Joel Jansi Tondilatern on ka science fiction. Teiseks on õudus, sellepärast, et te võib-olla isegi ei mõtle selle peale, et õudus on ju ulme, aga tegelikult on, sest et ma tõesti loodan, et Boogeyman'i pole päriselt olemas, eks ole. Ja siis on fantaasia ja fantaasia alla käivad väga paljud asjad, et kindlasti te teate Sõrmuste isandat, see on siis nagu high fantasy, kus on selline eepiline lugu, kus on draakonid, kus on sõda, siis on low fantasy, Harry Potter, mis on nagu põhimõtteliselt meie tänapäeva elu, eks ole, aga siin on lisatud mingi fantastiline element ja low fantasy alla käib ka siis urban fantasy, mis tähendabki siis nagu linlik fantasy. Muinasjutud, ajalooline fantaasia ja romantiline fantaasia ja see, mis ma teile enne näitasin, see, kui kaugele, see esimesed 2 raamatut, need ongi siis osa romantilisest fantaasiast, samas kui need teised oleks pigem selline high fantasy, sest et jah, et selline nagu on see üldistus selline, aga nüüd võib me sellega edasi minna. Siit näeme enne. Te võite kõik oma telefonid välja otsida. Jah. Ma loodan, et ikka tänapäeval on kõigil nutitelefonid, et või on näiteks aku tühi, siis tehke 2 peale. Jah. Ei, kes on esimene? Saate skännida QR-koodi või siis minna otse, trükkida siis oma brauseris sisse play
www.geniali.com ja kood, millega sisse pääseb, on 096 000. Ma oleks pidanud mingi Kahooti tegema ja siis küsima, no nii, mis aastal Berit mängis arvutit? Oled nagu testima? Ja, et kas ikka kuulasite? No nii, Kerli, palju õnne, number 1. Oi. Ma peaks koos Steveniga trenni minema vist, ma vaatan. Nii. Ma panen juba start. Kes pani siukse nime? Ma kohe viskan meile. Ma kardan, et sellised meile ja... Ja selle viskan ka välja. Sest te ikka mõistate, et te olete ka Facebook live'is praegu. Teate, minu see lifehack on see, et mina panen oma nimeks alati võitja, sest ma alati võidan ka selle võitja nimega. Et noh, mitte et siin ei ole võitjaid küll, aga noh, mindset vaata on õige. Ei. Sa ei oleks pannud seda, kui sa arvaks, et see on normaalne. See ei ole mina. Ei. Poisid? Me vist jäämegi siia, mul on tunne. Oota, mina ei ole lõunat söönud, ma tahaks nagu varsti ära minna. Poisid, käituge inimeste kombel, palun, te olete raamatukogus. Ei. Mina kui noortetöö peaspetsialist olen kahjuks päris hästi kursis slängi ja selliste asjadega, et ei lähe läbi. Ma tahaks nüüd start panna, aga siis ma ei saa neid jälgida enam nii. Ma panen start ja loodan parimat. Ma ei tea, kas see on nagu aja peale ka või ühesõnaga hakkame pihta. Hästi. Nii, aga loome siis ise oma fantaasiamaailma kõigi peale kokku, et vaatame, mis kompoti me nagu sellest saame. Et alustame. Sa saad võtta appi sealt selle plagu taga. Õigus, jah. Nii, ühesõnaga, maailma ülesehitus, et alustame, kõik teeme siis midagi huvitavat koos. Et valige, kas te tahate kosmoserännakut, siia siis Star Wars, Star Trek, alternatiivajalugu, Outlander, teadusulme maal või teeme täiesti midagi fantastilist. Et noh, vaatame, mis me tundub, et see fantastiline maailm. Jah, ma arvan, et võib edasi minna. Kas maailmas on veel intelligentseid rasse, et on ainult inimesed või teeme ka mütoloogilised olendid, sellised nagu on siis sõrmuste isandas, täiesti unikaalselt, jällegi tulnukad, igasugused veidrad, limased, kombitsad või inimesed on loomhübriidid, minu meelest väga huvitav asi, mida proovida. Et inimesed on siis näiteks pool loomad, et on kõrvad ja sabad. Ma vaatasin, mingi laserisaade oli äkki, et tänapäeva noored nagu tahavad ennast loomadeks kehastuda. Ma ei tea, mis teema sellega on, aga mina ei tohi niimoodi avalikult arvamust avaldada sellise asja kohta, aga natuke veider küll. Ma ei tea, mul on nagu oma päris koer kodus ja temast piisab, et ma ei tea, milleks neid kõrvu nagu pähe toppida. Okei, aga ma arvan, et me oleme siin klassikaline mütoloogia, selge. Mul on nagu mega pass käekiri, vabandust.
Nii, kas maailmas eksisteerib maagia? Igav vastus ei. Või on haruldane, igapäevane nähtus? Või teeme sellise ohtliku, väga haruldane. See on nii huvitav, et ma ise oleksin arvanud, et see ohtlik võidab, aga okei. Jah, tundub, et kõik on vastanud. Kas on olemas religioon? Ei ole üldse, et siis me teeme näiteks sellist teadusulmet. On olemas üks jumal või mitu või selline, kus ei ole jumalaid ja kõik sõltub siis maagiast. Nii, tasavägine. Nii. Üks inimene vist veel saab. Okei, spirituaalne, vaata, see oli väga tasavägine. Jah. Kas käib suur sõda? Või on selline postapokalüptiline maailm, ehk siis on toimunud mingisugune suur tuumasõda, näiteks nagu Fallout. Jah, mul ei tule praegu midagi rohkem meelde. Ma ise valiksin selle postapo, see on nagu nii lahe mõte. Mitte päriselt, aga käib suur sõda. No siis on nagu konflikt kohe olemas, et seda on nagu lihtne edasi mõelda ja lihtne kirjutada. Peategelane valime nüüd. Kas ta on selline tavaline inimene, näiteks nagu minu raamatus alguses oli tavaline tüdruk. Kas me valime kellegi oma ala spetsialisti, mingi detektiiv, apteeker, apteegist detektiiv, või võtame mingisuguse võõra liigi või mässaja. Vaatame, tavaline inimene. Ta ei pea isegi tegelikult inimene olema, ta võib ju ka olla näiteks päkapikk või hobit. Vaatan, et meil on nagu väga sõrmuste isanda vibe käib siin praegu, ma vaatan, et tavapärane. Natuke tuleb veel, aga ilmselt jah. Nii, kui me kirjutame nüüd lugu, et kui te peaksite seda päriselt ise kirjutama, siis kas te kirjutaksite seikluse, mis on ainult 2 inimese vahel, et nad seiklevad siis sellises maailmas, kas seal on ka kaasatud kohalik kogukond, kas ta on siis globaalne ehk tervel planeedil või lausa galaktiline? Okei. Ma arvan, et siin jah, on see olemas juba. Et loo tonaalsus on nagu siis see vibe, mis seal raamatus on. Mulle see sõna tonaalsus ei meeldi, aga ma ei tahtnud vibe ka siia kirja panna. Et teeme siukse happy, optimistlik, düstoopne on selline natukene siuke ulmeline ja hoiatav, et ei tohi ikka roboteid lasta maailmas vabaks. Või teeme filosoofilise või seiklusliku loo. Seikluslik, jah. Seikluslik ja põnev. Galaktiline. Ja loo põhiküsimus, see on kindlasti siuke asi, mida võib-olla kirjandusõpetajad tahavad pikemalt filosofeerida ja panna teid igasuguseid asju kirjutama. Kas tehnoloogia on ohtlik või ohutu? No see on raudselt mingi eesti keele eksamis. Ma juba nagu, mul karvad püsti, et ma ei pea enam elus mitte ühtegi eksamit tegema.
kas meil on vaba tahe? Ühesõnaga, see on hästi pikk ja kohmakas lause, aga nagu põhimõtteliselt on siis nagu vaba tahe versus saatus. Nii. Jaa. Aga suur aitäh kõigile ja vaatame, mis me siis kokku saime. Ühesõnaga meie, see on selline lugu, ma loodan, et ma ei tea, kas siin on õpetajad ka või ühesõnaga, et tegelikult oleks väga lahe, kui te saaksite koolis sellise ülesande, et kõik kirjutavad nende samadel punktidel loo ja siis nagu neid võrrelda, et see oleks ilgelt äge, aga milline see lugu tuleks või milline mina seda ette kujutaksin. Et alguses on meil siis tavapärane peategelane, ta on võib-olla mingisugune poiss, mingisugune õpipoiss, ta väga midagi ei oska, ta ei oska isegi väga seda mõõgavõitlust, eks ole, aga ilgelt kõva kutt on enda meelest. Ta elab sellises fantastilises maailmas, kus on klassiks, seal on võib-olla elavad seal haldjad, feed, eks ole, aga maagia on haruldane ja neil ei ole jumalat, kõik käib siis läbi maagia, aga samas käib ka suur sõda, nii et võib-olla see poiss on seal vaene ja varastab ja teeb pätti, eks ole, ja järsku midagi juhtub, mingi seiklus tuleb. Sellepärast, et tuleb keegisugune vana ork tema juurde ja ütleb, et poiss, sinus on maagia ja mulle need hinged ütlevad, et sina pead tapma Mauguse, ütleme, see on Maugus on mingi halb. Ja Maugus elab teisel planeedil. Ja siis see poiss on nagu mingi ja siis ta läheb minema ja ta saab aru, et ta ei saa minna, sest et saatus. Ja siis tulebki see, et kas saatus või vaba tahe, et kas see ette öeldi see prophecy, mis talle anti, et kas ta peab siis nagu seda lõpuni viima. See oli minu selline 2-minutiline mõte. Aga teil on kindlasti mingid täiesti oma ideed, mis võivad palju paremad olla. Aga aitäh selle eest, see oli väga lahe mõtteülesanne. Et aplaus teile kõigile. Millal ilmub? Millal ilmub? Ma arvan, et kui me selle kõik koos ära kokku paneme, siis võiks juba varsti. Loeksite? Teil on nüüd selline variant, et kas keegi teist jõuab enne selle raamatu valmis kirjutada või siis Berit jõuab enne. Ja. Et siis tehke siis ausalt, et kes iganes esimesena trükki jõuab, sellele siis läheb kogu au ja kuulsus. Absoluutselt, jaa. Näed, see on lindis ka, nii et kõik on olemas ja aus värk. Vot, et ma kindlasti loen ka, kui keegi tahab päriselt midagi sellist kirja panna, siis ma väga hea meelega loeksin läbi ja ei võtaks endale. Vot. Ma loodan, et äkki avaneb teil võimalus koolis, kas või mingi lühike asi sellest kirjutada loovülesande raames või midagi. Ja võib-olla ei peagi isegi kõiki neid punkte kasutama, et lihtsalt, jah. Ja. Aga mina väga tänan Berit, et ta tuli ja jagas meile nii palju põnevat. Ma tõesti arvasin, et sa oled tunduvalt noorem, sellepärast ma ütlesin verinoor. Minu vana krõbi kõrval. Suur aitäh teile, et te olite kuulamas ja kes meid veebis vaatasid. Teeme Beritile ühe suure aplausiga veel tänutäheks. Suur aitäh!